Terekest! Mina olen seiklushimuline kosmoseavastaja Paksi. Kas oled valmis teada saama, kas Marsil on elu? Sinu planeet Maa on eriline. See on ainus teadolev koht päikesesüsteemis, kus on elu. Elu Maal on väga mitmekesine. Maal on taimed, loomad ja inimesed. Kuid mida tähendab, et miski on elus? Võtame näiteks inimesed. Te hingate hapnikku, joote vett, sööte toitu, liigute ringi, saate lapsi ja te toodate jäätmeid. Loomad ja taimed teevad sarnaseid asju, lihtsalt teisiti. Te olete kõik kindlasti elus. Aga minu kosmoselaev, see vajab kütust, nagu te vajate süüa. Ja see kindlasti liigub väga kiiresti. See toodab isegi mõningaid jäätmeid, kuid see ei kasva ega saa väikeseid kosmoselaevu. Minu kosmoselaevas on hammasrattad ja palju juhtmeid. See ei ole elus, see on masin. Mõnda eluvormi on väga raske leida, eriti kui see on väike. Mõned meie planeedil elavad olevused on nii väikesed, et peaksite kasutama mikroskoopi, et neid näha, kuid nad on ikkagi elus. Niisiis, kas päikesesüsteemis on peale Maa veel kuskil elu? Lendame Marsile ja uurime! Eelmine kord, kui Marsil käisin, nägin seal kuivanud jõesänge. Seal pidi kunagi olema palju vett. Elusolendid armastavad vett. Seega, kas seal on kunagi neid olnud? Vaatame lähemalt. Ma arvan, et siin pole väga pikalt vett olnud. Ja planeedi pind pole eluks väga sõbralik keskkond. See on väga külm ja mu sensorid ütlevad, et siin on palju ohtlikku päikesekiirgust. Ma ei võtaks siin oma kosmosekiivrit peast. Kuid kas pinna all, kus on ohutum, võib olla mikroskoopilisi eluavaldusi? Oi ei, mul pole vahendeid, millega saaks sügavamates kihtides uurida, kuid ärge muretsege, sest mu sõbrad Euroopa kosmoseagentuurist tegelevad sellega ExoMarsi missioonidel. ExoMars tegi Marsile mitte ühe, vaid 2 missiooni. Esimene toimus 2016. aastal. Missioon koosnes sondist ja maandurist Schiaparellist. Maandur saadeti Marsi pinnale, et katsetada kosmoselaeva maandumist, mis aitaks valmistuda hilisemateks suuremateks missioonideks. Sond tiirleb ümber Marsi ja uuris selle õhukest atmosfääri, et leida erinevaid märke väikeste organismide heitgaasidest või teistest gaasidest, mis tulenevad keemilistest reaktsioonidest, mille allikaks on soojad ja märjad kivimid pinnakihi all. See on notikas viis selgitamaks, kas Marsil on endiselt elu. Schiaparellil oli plaanis muuhulgas kontrollida ilma maandumispaigas Marsi pinnal. Peagi käivitatakse ExoMarsi teine missioon. Selle missiooni käigus maandub Marsi pinnale kulgur, mis esmakordselt puurib Marsi kivist pinnast. Kulgur hakkab otsima märke, mis kinnitaks, et seal on elu praegusel hetkel või on kunagi ammu seal elu olnud. Seega, kui marslased on päris, peaksid nad olema väga väikesed ja võib-olla õnnestub neid varsti näha. Me saime teada, mida tähendab, et miski on elus. Ja seda, et Mars võiks olla hea koht, kust otsida väikeseid elusorganisme. Parim koht, kust otsida, on pinnakihi all. Täpselt sealt ExoMars hakkabki otsima.